6. käik. Tervist, head rallisõbrad! Käes on 31. märts, kell on napilt üle 3:30. Eetris on taas saade 6. käik, et võtta kokku Keenia ralli ja mis ralli see nädal ka oli. Draamat jagus igasse päeva, igasse katsesse, igale kilomeetrile sisuliselt. Minu nimi on Kaspar Ruus, seekord on meiega virtuaalselt, aga ikkagi endiselt Roland Poom. Tervitus! Tervitused siis nüüd 4. korda ja viimast korda see nädal. Jah, loodame, kui tehnika vastu peab, siis on viimast korda. Ja viimane kord, kui tegime nii-öelda virtuaalselt, siis saime kurjasi kirjasi, et miks ei ole saade üleval, aga põhjus oli lihtne. Salvestasime uuesti saate esmaspäeval, nii et loodetavasti kõik toimib ja saade on üleval kohe peagi. No kui ma 10 minutit pärast saadet ei helista, siis on kõik hästi. Aga jah, lähme Keenia ralli juurde. Kalle Roompere võitis ülekaalukalt. Takamoto Katsuta oli teine. Adrien Fourmaux oli 3. Ott Tänak tegi väga tugeva pühapäeva lõikes oli kiireim, punktikatsel oli teine. Kokkuvõttes tänasest maksimaalsest 12 punktist 11 sai kätte ja üldarvestuses 8. koht. Ütleme, et vaadates, kuidas reede läks, siis täna tuli ikkagi sisuliselt võeti maksimum. Jaa, selles mõttes kindlasti, et võeti need punktid, mis võtta oli ja kui nüüd siis rääkida, et maha jäigi vist ainult üks Power Stage'i punkt, nii et 0,5 sekundit oli see, mis siis nii-öelda lahutas täielikust maksimumist, et ma arvan, et see oli ilmselgelt tegelikult, ma arvan, miinimum eesmärk tänaseks, et eile ju oli näha, et auto liigub, tehnika töötab, et nad olid autoga piisavalt rahul ja ma arvan, et ega nad ka omalt poolt vaatasid, et see võiks olla eesmärk. Selles mõttes oli äge lahing minu meelest, et võib-olla küll kuidagi veidi, juba nagu see, ütleme, Keenia natuke hellitas ära, et oleks tahtnud võib-olla veel see pühapäeva ka midagi rohkem, aga see tegelikult on kõik hästi ja võib-olla isegi see Evansi kommentaar kohe hommikul, et teised vist ei hoia üldse autot, et panevad ikka nagu täiega pühapäeva punktide nimel, et see tegelikult oli selline, võib-olla kohe hommikul andis mõista, et avai, et tõesti, et ühed tüübid proovivad ikka nagu täiega panna. No tundus jah, et Evans ei saanud päris seda rütmi kätte enam ja Hyundai meestel oli ka selles mõttes vähem kaotada, et jah, ala Tänakul ja Lappil, neil ei olnud suuri punkte all, mida nii-öelda tuli täna ka ära hoida, et oligi lihtsalt tänasest vaja maksimum võtta. Sellega sai Tänak peaaegu hakkama, Thierry Neuvillile punktikatsel alla, jah, nagu sa ütlesid, 0,5 sekundiga. No ütleme, punktikatsel oli näha, et mõlemad läksid suruma nii kuidas tuli ja oli ka seal natuke ärevaid hetki. Jaa, no selles mõttes, et ma arvan, et kui ärevaid hetki pole, et siis juba oled ka aeglane, et eriti nii kõrgel tasemel, kui sa nagu tõesti punktide nimel sõidad, siis neid momente tuleb, et võib-olla Roompere sõidu puhul on näha olnud, et nagu neid momente nagu väga palju ei ole, aga igal teisel minu meelest küll, kui punktikatsel suruma minnakse, siis tähendab, et puhas sõit see ei ole. Aga kui ma juba Roompere mainisin, siis ma arvan, et nagu võiks ära mainida ka selle, et see oli uskumatu, et see mees üritas nii-öelda nagu mõelda ka auto peale ja tehnika peale, et see auto tuua lõpuni ära, et ma ausalt öeldes ei oleks seda osanud oodata. Kas sa pead silmas just punktikatset? Ma pean silmas pigem nagu tervet päeva, et päeva lõikes kaotust Ott Tänakule minut 46, et seal on selgelt ju toodi auto lihtsalt eesmärgiga lõpuni et ära tuua, et ma millegipärast eeldasin, et Roompere nagu kui ta nii ülekaalukalt juhtis seda rallit ja täielikult domineeris, et ta ikkagi nagu vana ja Roompere, et 25 pole piisav, 25+5 tuleb võtta, vana punktisüsteemi järgi siis. Mind natuke üllatas Jari-Matti Latval üks lause, mis ta punktikatse eel andis, et küsitigi, mida Toyota sõidet tegema lähevad, ja seda ütles Roompere kohta, et ei ole selles positsioonis või ta ei tunne päris nii, et praegu maksimumi suruda, et ei saanudki aru, kas see oli siuke, lihtsalt mingi lause öelda, et Roompere ei lähe siit maksimumi võtma või
või ta ei olnudki täna nii enesekindel, aga noh, kui sa võidad 2 minutiga, mis edu ju kõik tehti reedel ja laupäeval ära, siis selles mõttes ma arvan, et enesekindluse taha asi ei jäänud, et oligi lihtsalt auto kohale toomine. ja kindlasti ma arvan, et see oli kindlasti jah, see teema, et see auto oli vaja lihtsalt ära tuua. Et enesekindluse taha ma ei usu kindlasti, et see ei, aga vot see nüüd, et kumma poolt see nüüd nii-öelda algatatud oli, kas meeskonna poolt või sõitja enda poolt, siis võib-olla isegi täna arvaks, et meeskond äkki ütles, et too see auto kindlasti lõpuni, et kõik, ma usun, et see vestlus oli see, et me kõik usume, et sa suudad võtta ka täna selle võidu, ei ole täna kõige kiirem, aga palun too see auto lõpuni, et never know, kas see auto kestab ära. Et ma arvan, et see pigem oli see loogika seal taga. Aga räägime veel Tänakust veidi, võtame tema nädala lõplikult kokku, et nagu öeldud, 12 punkti tuli, kõik teame, mis reedel juhtus, nagu ta ise siin viimase katse järel ütles, et nüüd on esimene kruusaralli tal nüüd Hyundai'sse tagasi olles selja taga. Mida me nägime sellelt rallilt? Iseenesest kiirust oli, noh, seda tõestas tänane päev ja ka tegelikult ju reede hommikul ta oli stabiilselt esikolmikus, oligi teisel kohal, kui katkestas. Et mida sina siit rallilt järeldaksid tema ja Hyundai nii-öelda tandemist? Arvan tegelikult, ega igalt rallilt me oleme suht sama kokkuvõtte saanud teha, et tegelikult nagu ta ei ole olnud 100% rahul autoga, tal on vaja mingeid muudatusi enda järgi teha. Võib-olla see ralli oli, kus ta kõige vähem seda mainis tegelikult, et üldkokkuvõttes tundub, et kruusal on ta ikkagi selle autoga pigem rahul ja midagi nii häirivat ei ole, kui seda oli näiteks asfaldil. Selles mõttes, ega me näeme, et kiirus on olemas ja ega seal tegelikult mingit probleemi ei ole ja jumalale tänu see punktisüsteem, mis meil on, siis tegelikult need on ju 4. koha punktid absoluudis on ju, et tegelikult jäeti üks päev põhimõtteliselt vahele, et nagu kes need olid, kes kritiseerisid seda punktisüsteemi, et tahaks siis, noh, sinu kommentaari ma kuulsin eile, et sa nagu iga rallit sulle nagu rohkem peeldib see tegelikult. Et minu meelest on see nagu just hinnates, kui pikad on MM-rallid, siis see on nagu vajalik. Et lõpuks me võime ka teha 1000 katsekilometrit ja siis jagada 25 punkti, no mitte ükski auto ei kesta lõpuni ära. Et noh, need on nii pikad rallid ja mulle hetkel vähemalt tundub, et see punktisüsteem on õige ja Oti puhul jällegi iga ralli on see punktisüsteem ära päästnud. Üldiselt ma arvan, et tulevik on helge Oti jaoks. Nendest enda tobedatest vigadest tuleb kindlasti lahti saada, mida on olnud ilmselgelt rohkem kui parem, aga siin rallil kindlasti oli see nii-öelda ebaõnnega pooleks, et ega siin tema kaela midagi ajada küll nüüd ei ole. Ja ta ütles ju ise ka pärast seda Hell's Gate'i esimest läbimist, kus siis Neville vedrustus ära lõhkus väga, väga suure kiviga, see oli paras kalju seal tee peal, et ütles ise ka ju pärast, et nüüd oli meil sarnane olukord, aga nüüd oli mul see paar meetrit ruumi nii-öelda väike piruett ja ümbert minna, et jah, noh, reedesest katkestamisest on juba räägitud, täna oli, ma ütleks, väga positiivne päev ka just tuleviku kruusahooaega silmas pidades, et okei, siin tuleb nüüd Horvaatia vahel, aga siis hakkab ju pikk kruusaralli, et selles plaanis täna, kui nüüd minna Hyundai'ga edasi, oli ju kogu Hyundai'l väga edukas, punktikatselt esikolmik, oli veel katseid, kus nad olid esikolmikus ja seal Neville ja Tänak ju neid kiiruskatset võite ju jagasid ka oma vahel, et ütleme, täna Hyundai toimis. Ja tegelikult ega Hyundai toimis kogu aeg, kui siis Neville'i tehnilised probleemid välja arvata ja lapjamad ka, et kiiruse poolest on ta ju okei, selles pole kahtlust. Et ma arvan, et jälle see on nagu nii selles mõttes nii keeruline spetsiifiline ralli, kus teha mingit järeldust, ma ei tahaks ühtegi järeldust tegelikult siit ralli teha hooaega vaadates ja ma arvan ka, kui nüüd vaadata konkreetselt Oti seisukohta, siis ka järgmine ralli saab olema väga raske tema jaoks olla.
Horvaatias startida, ta on nüüd punktitabelis, kui ma ei eksi, ta on 4. on ju. Jaa, tõusis ühe koha võrra, jah. Jah, et seegi hea. Aga see on kindlasti Horvaatias juba piisavalt halb, ma arvan. Et 3 autot ees ikkagi toovad juba nii-öelda mustust tee peale, kus on libedam sõita. Ja ma arvan ka Horvaatia, me nägime, kui nüüd Montest natuke mingid mõtteid kaasa tuua Horvaatiasse, sest Monte oli ikkagi täiesti asfaldiralli see aasta, polnud tund seal rammigi, siis see tema jaoks lihtne olema ei saa. Aga ma arvan, et pärast Horvaatiat, mis saab, et siis ma arvan, et see nii-öelda õige pilt nii-öelda tuleb ette, et ma arvan, meeskonna poole suutis ikkagi liidripositsiooni hoida, sest Horvaatia jaoks on see väga vajalik. Jaa, absoluutselt. Aga võtame Hyundai kokku. Neville oli 5, nagu öeldud, Tänak 8 ja Esa-Pekka Lappi oli lõpuks 12. Ütleme nii, et kui me rääkisime eile, et Lappist hakkas kahju, siis täna lõuna ajal mul oli veel rohkem kahju, et ma ei tea, kas ise nägid seda intervjuud, mis ta seal Rally TV-le pausi ajal andis? Ei näinud. See oli üks väga löödud mees, tal hommikul läks ref ja siis sellel Hellsgate esimesel läbimisel ütles käigukastist üles, kui ma õigesti mäletan, et nagu ta seal ka kommentaaris ise ütles, et väga tark otsus oli eile edasi jätkata, mis meil ka eile teemaks oli. Ja täna seal meediatsoonis ta ütles otsa, et ta oli jumal savi, kas auto saab korda, ta isegi ei tea, mis probleem on, jäi seal vett, ütles, et ma loodan, et see ei ole vesi siin ja kõik on väga kehvasti, kui nüüd viisakat öelda. Et jah, mul oli tõesti kahju inimesest, see nägi kuidagi nii kurb ja löödud välja Lappi seal. Tast on kahju jah, sest ta esiteks on nagu hullult äge karakter iseenesest selles sarjas ja teiseks tal on kiirus olemas, me nägime, et tal tegelikult ka siin rallil oli kiirus olemas. Et sellest on kõige rohkem kahju, kui seda kiiruse potentsiaali ei saa nagu ära kasutada ja tegelikult meeskonna jaoks ju ka nagu ülimalt kahju vajalikud punktid oleks kindlasti selle, et tegelikult oligi ju kõik 3 Hyundai meest kiiruse poolest oleks võinud top 3 mehed olla. Aga nagu kõigil oli jama. Et see oleks võinud hoopis teistmoodi olla see kõik lugu seal ja Lappi puhul. Ma arvan, et kõige kurvem lugu ongi see, et see hooaeg on poolik ja kui nüüd tehnilised probleeme hakkab seal ette veel tulema või sõiduvigasi, siis et võib-olla lõpuks see üks poodium jääbki nagu, või üks võit jääbki nagu üheks võiduks edasi nagu midagi tule, et loodavalt päris nii ei lähe, aga ega ta liiga palju rallis ei ole see aeg. Ei ole jah, ei ole tõesti. Ja üks asi veel, Lappi ja Rauampera, kusjuures jah, Lappi sai ju veel 50 sekundit trahvi ka esimesel või õigemini pärast lõunal kontrollpunkti hilinemise eest, aga tema ja Rauampera lõpetasid pühapäeva, mis oli ju tegelikult 75 kilomeetrit sajandiku pealt sama ajaga, aga seal tuhandikega anti vist lisapunkte Lappile, kui uskuda WRC enda kodulehti. Jah, ma isegi austes ma ei tea seda, et mis seis see lõimu praegu. Pühapäeva kokkuvõttes või? Pühapäeva kokkuvõttes neil on neil on sama aeg, jah. Tõesti, ja tõesti, Lappi 7, jah. Jaa, aga õigus. Lähme ka siis M-spordi juurde. Üllatus, Adrien Formeau, nagu sai ka eile nii-öelda diiser juba öeldud, teist etappi järjest poodiumil, väga tark sõit ja mis ma tooks välja, Ford pidas vastu, vähemalt Formeau puhul, või Formeau puhul, et eile läks üks ref, peale seda 0 muret, me ei olnud mitte mingit probleemidel. No ülimalt hea meel, sest ega nagu jälle mainitud mitu korda juba saanud nädalavahetuse jooksul siis M-spordi poolt ja tegelikult lootsid heal juhul 5., 6., mis sealt üle jääb nii-öelda tehase meeskondadelt siis ja neid noppida siin noorsõitjatega, aga Formeau on ikkagi siin näidanud tegelikult ülimat head sõitu, 2 rallit järjest, eriti hinnates, kust ta tuleb. Ja see positsioon, kuhu ta on tänaseks sõitnud ennast,
see on ka tema nii-öelda vesi tema veskile järgmiseks ralliks, mis tähendab, et Horvaatia esimese päevaga on tal võimalik iseenesest sõita ennast väga heale positsioonile võrreldes nii-öelda tema varasemate kogemustega sealt tagant startides asfaldirallil. Et huvitav saab see hooaeg igal juhul olema. Ma arvan, et see momentum, kus ta praegu tuleb, see power, 2 poodiumit, ma olen nagu ise selles positsioonis olnud, kus sa nagu lihtsalt tunned, et nagu mingi hull kasv on toimunud ja sa oled nagu nii-öelda peatamatu, et lähed ja paned järgmine ralli edasi. Et nii kaua, kui see kestab, võib nagu suuri asju juhtuda. Aga ma arvan, et niikuinii tuleb see vahele mõni katkestamine, et sellest me nagu ei saa ja ei tohi ka pahaks panna, kui ta siin mõne ralli selle auto kuhugi võsa vahele sõidab, et see tempo, mida ta näitab ja praegu vähemalt see stabiilsus on nagu ülimalt hea, et ma arvan, et iga sõitja vähemalt ühe sellise oma sõiduvea apsu katkestamise hooaja jooksul teeb, et siiamaani on ideaalne olnud küll, jah. No ma arvan, kui oleks hooaja eel öeldud Formoole, et kuule, sa saad 2 poodiumit see aasta, ma arvan, ta oleks juba ilmselt vastu võtnud kõik. Need on 3-2 ja jah, mis minu arust ongi väga kõva ongi see, et ka Ford ise vastu pidas, et on siin viimastel aastatel olnud ju küll, kuidas vahet jälle, kes roolis on, ikka ühtepidi laguneb, teistpidi laguneb, nüüd on Keenia, kus olid tõesti ikka kaljud olid tee peal ja pidaski vastu, et see on kindlasti kogu tiimile väga, väga kõva eneseusk ja ka mingit pidi avaldus edaspidi, et me sekkume ka kõrgesse mängu. Ja kindlasti. Ja tegelikult ma arvan, et see suhe, see kiiruse ja stabiilsuse suhe on kuidagi võib-olla selles mõttes paika saadud, et nad on leppinud, et tiitlit nad selle autoga ei võta, nad nägid seda Otiga ja võib-olla seal ongi nagu selle vaheaja jooksul, mis siin oli, natuke rõhku rohkem andnud pigem selle stabiilsuse leidmisele analüüsitud data, et mis jupid nagu eelmine aasta seal, mis osad probleeme tekitasid ja pigem nagu nendega tegeletud. Ja ma arvan, et kui see nii on, siis see on nagu väga õige suund. Aga kui sa ütlesid, kui oleks Formoolt hooaja alguses küsinud, et kuidas ta siis arvab, et kui selles kohas oleks, siis ma arvan, kui keegi oleks talle öelnud, et kui sa võtad terve hooaja peale umbes 50 punkti, kas sa oleksid rahul, siis ma arvan, et oleks öelnud, et et täitsa okei, aga täna on 3 ralliga põhimõtteliselt see summa koos, et kui tuletame meelde, siis ka eile mainisime siis üle-eelmine hooaeg, kui ta viimane ralli 1 autoga hooaeg oli, siis punkte oli kokku 13. 13 ja praegu on 46. Üle 3 korra rohkem juba. Kõva, ülikõva ja see mees, ma arvan, selle hooajaga on võimeline nagu endale sellise nime tegema, et ka peale M-spordi on mõni meeskond tast huvitatud. No elame-näeme. Tema tiimikaaslasel Grégoire Munsteril oli siuke, ma ütleks siuke statistikapäev. Esimese startis midagi püüda ei olnud, midagi väga hullu ka ei juhtunud, aga jah, lõpetas 15. kohal. Jordan Serderidis oli 9. ja M-spordi kokkuvõttes neil oli väga edukas nädalavahetuses. Ja kellel oli veel edukas nädalavahetus oli mõistagi Toyotal. Kalle Roompere võitis, Takamoto Katsuta sõid 2. koha. Katsutale oli see esimene poodium pärast Soome rallit eelmisel aastal, kui ma ei eksi. Ja nüüd on ta Keeniast 4 rallil 3 olnud pjedestaalil. Ei ole ka paha saldo. Tundub, et see kuidagi sobib talle, jah. Et võib-olla ongi see nii-öelda, tundub, et selle Keenia ralli võlu tegelikult võib-olla lõpuks ongi see, et Formoo ja tegelikult Katsuta, tempo ikkagi võtame, ma ei oska seda analüüsi nüüd praegu peast teha ja ma ei hakka tegema ka, et kui palju nad nagu kaotavad siin ralli kokkuvõttes per kilomeeter. Aga tundub, et võib-olla see ongi nagu ka piisav, et see auto juba paremini vastu peaks, et isegi kui see on seal selline circa 0,1-0,2 sekundit kilomeetri kohta, siis see tegelikult, ma ei tea, võime paralleeli tõmmata, on 80% auto võimsusega sõitmisest on ju potentsiaalist. Et tegelikult seal võib-olla ongi selline hea sweet spot, kus sa nagu oled päris okei kiirusega sõidad, aga see ei ole võrdne, ma ei tea, Tänaku või Nevilliga ikkagi. Et võib-olla see auto kestabki ka sellepärast nendes oludes paremini ja teistel seal on rohkem probleem, et võib-olla üks lihtsalt mingi mõttekoht, et aga
igal juhul ülitubli töö ta poolt. ma arvan, et seal pärast Rootsi rallit, kus ta heitles võidu nimel ja ju katkestas, ise välja sõitis, et pärast seda ütles Latvala avalikult välja ka ühes mulle antud intervjuus, et ta peab Katsutaga rääkima ja Katsuta peab õppima selliseid olukordi paremini lahendama, vaadates, kuidas ta nüüd lõpuni tuli. Jah, okei, paar rehvi läks, aga kellel neid ei läinud, kui jätame Kalle välja. Et tundub, et kui seal oli mingi jutuajamine, et siis see nii-öelda sõnum jõudis ka kohale ja vend võttis ennast kohe kokku esimesel võimalusel. No ega ta ei olnud tegelikult sellises olukorras ka, kus ta oleks kellega võidu sõitnud selles mõttes, et pigem oleks tahtnud või seda järeldust saaks teha, et kui ta oleks päriselt kellega sekundis võidu sõitnud, kas ta nagu läheb suruma seal või ta ikkagi nagu lepib sellega, et ta veel ei ole teistega võrdne sõitja. Et selles mõttes kõik oli nagu tema jaoks loodud, et ta oli seal kukkus üks jälle ära, oli teine ja otsest nagu sekundis võitlust nagu väga ei olnud, kui me, ma ei tea, esimese päeva võib-olla mingi hetke välja jätame, et see oli selline nii-öelda tegelikult suht kulgemine, pidev kulgemine tegelikult Katsuta poolt, et ei olnud ju mingit otsest võitlust väga kordagi. Väga ei olnud jah, kui nii-öelda otsida, siis tänase lõikes a la Formoga, aga ma arvan, et sealt see 1-2 punkti vist neile. jah. Et selles mõttes nagu jah, seda järeldust võib-olla praegu veel ei teeks, et kas ta õppinud on, ma arvan, et ei ole. Et ma arvan, et tulevad mingid muud rallid, kus ta nagu hakkab jälle päris palju lollusi tegema. Et seal tabedaid spinne ja mingid mõttetud väiksed vigas, et jätkuvalt on ta lahe vend ja väga sümpaatne vend, aga ma kardan, et ta veel ei ole seal. Et ta suudaks need kõik ära vormistada, kus ta potentsiaalselt võiks hea olla. Aga loodame, et see ikkagi ühel hetkel juhtub. Loodame, oleks küll äge, kui tema ka ühe etapivõidu kätte saaks. On sul ralli ühe rivi kohta veel midagi lisada, mingid enda mõtteid? Kuule, ei tea, tegelikult otseselt ei olegi, et Munster ju sai oma, mitu punkti ta sai nüüd 6. koha eest täna? Munster 6. koha eest. Täna? Tänase lõikes 6. koht on 2 punkti. Okei, selles mõttes, et nii, et ta ikkagi selle ralliga tõi rohkem punkte, kui eelmise kahe ralliga on kokku toonud, nii et see sõit ühesõnaga selles mõttes läks veits aia taha tal, aga ma arvan, et ega ei olnud ka keegi liiga palju tast oodanud, nii et jah, aga ei kellegi teise kohta midagi öelda ei ole. Jah, eks Monsteril on niisugune õppimisaastad veel paratamatult. Aga WRC2-s sarnaselt ralli 1-le muutus ei toimunud tipus. Kas Greensmith vormistas oma hooaja avaetapil võidu ära, Oliver Solberg oli teine, Kajetan-Kajetanovitš 3, et seal oli sisuliselt minu arust reedega oli juba asjad paigas, et kui keegi väga ära käkkima ei hakka veel rohkem või ei tule mingit uusi rehvi purunemisi, siis umbes see kolmik ka seal niimoodi lõpetab. Selles mõttes veits isegi võib-olla kahju jah, aga seda oli arvata, et keegi sinna sõitma ei lähe. Aga seda Greensmithi ja Solbergi võitlust oleks küll iseenesest tahtnud näha selle nädalavahetuse jooksul. Ma ei tea, Kassi poolt päris tubli sõit lõpuks selles mõttes, et ta ikkagi suutis ära hoida ja väga targalt suutis selle ära hoida ja mille juures tegelikult tempo nagu liiga ära ei kukkunud, et Solberg küll seal nagu vahepeal ehmatas teda mõnel katsel päris tumise ajavõiduga. Aga jah, ega rohkem ei oska öelda, Kajetanovitši 3. koht oli nagu maksimum ilmselgelt, mida siin võtta ja tõenäoliselt tema hooaeg ka jätkub sellistelt võib-olla veidratelt rallidelt, et kuhu kõik kohale ei tule, et häid punkte korjata, nii et selles mõttes see klass oli sellel rallil tõesti igav, kui välja arvata SS1, kus kohalikud mehed seal üle katuse keerasid autosid ja tegid mingit nalja, et jah, veits võib-olla kahju, aga vähemalt ralli 1 pakkus kogu aeg pinget igal katsel. Jah, see on olnud ju ka varasemalt Safari rallil WRC2 see probleem, et osalejaid on vähe, eks see on kallis ja kõik ja lihtsam on käia Euroopa rallidel ja Kajetanovitš on iseenesest minu arust Keenia ralli nii-öelda üks tuntuvaid nägus, et tema just neid võimalusi, nagu sa ütlesid, ära ka kasutab, et ja just.
lahedaks võib-olla teekski see, et kui järgmine aasta, no ma ei tea, võib-olla teoreetiliselt, et kui saaks pannagi sellel Rally2 selle nii-öelda Rally2+ kiti peale, et nad võib-olla ka seal veidi kuhugi suuremasse mängu ka veel sisse absoluutarvestusest sekkuks, et võib-olla selline asi teeks kuidagi veel põnevamaks, et sa mitte ei jälgi ainult WRC2, vaid vaatad ka, et no kuhu nad seal absoluudis veel, noh, nad olid praegu ka 6 oli kas, et aga ikkagi, et noh, ühesõnaga, sellest klassist liiga palju pole nädalavahetusel rääkinud ja ega vist ka praegu väga palju rääkida ei ole. Ei ole rohkem jah, ma ütlen veel nii palju, et tahaks järgmistel aastatel ikka soomlasi ka WRC2 seal rohkem näha, et neid ju isest ju rallidele jagub kõvasti ja alati väga põnev, aga Keenias eks seekorda nii. Aga ma ei tea, 4 päeva on Keeniast juba kirjutatud ja räägitud ja tulegi kohe midagi tarka veel nüüd tänase võistluspäeva kohta meelde, kuidas sul? Võtta, tänane võitluspäev oli selles mõttes nagu suhteliselt nagu, ma arvan, etteaimatav ja tegelikult nagu me rääkisime ka eile suht palju selles mõttes ära, et nagu läheb võitluseks ja noh, jälle vaatasid ilmselgelt nagu arvad, kes nagu seal punnitama hakkavad, on ju, selles mõttes nii talle kõik läks ka, et selles mõttes oli see nagu nii etteaimatav päev, mis täna oli. Et võib-olla see jäigi mind täna häirima, et nagu lootsid mingit actionit, aga samas sa nagu teadsid kõike, mis juhtuma hakkab siin rallil täna. Et võib-olla kuidagi jäi selline polnud nagu väga võib-olla põnev jälgida. Aga selles mõttes ikkagi jah, päev tähtud ja see punktitabel, nagu me rääkisime, andis ikkagi selles mõttes kuigi palju juurde, et vähemalt 2 meest seal ees küll punnitasid tundus ja ma arvan juba see oli piisav, et jah, teha see päev veidigi huvitavaks. Jah, nii ta oli, aga kas lähme küsimuste juurde? No kui sul on midagi, siis lähme. On küll. Küsimusi on tulnud ja täna lõikame ka välja, kes siis saab valid endale omalt poolt valitud Timo Anise ühe pildi, mida me oleme siis siin sarjas sel nädalal igal rallipäeval siis ka Delfis avaldanud. Aga lähme ühe küsimuse juurde, mida sai eile juba põgusalt mainitud, aga millega eile jõudnud veel tegeleda. Ja Marek küsib niimoodi, et Rally Keenia, tal on siin 2 küsimust, esiteks, kui Rally Keenia, kus on võrdsed autod ja võrdset õnne, kes keda võidaks, kas Rovanpera või Ogier, ja kui osaleksid mõlemad ning jätkates, kas ka härra Lööbil oleks samadel tingimustel ja oludes nii-öelda varianti Rovanpera ja Ogier vastu? Jah, selline lihtsalt spekulatiivne oletamine. Ma arvan, et kui nad 2 oleksid sõitnud, siis nad oleksid suht võrdsed olnud. Ja siis me oleksime ka täna võidusõitu näinud. Ma arvan, et Rovanpera on, kui Ogier on nagu see mees, kes õigel ajal vajutab gaasi ja õigel ajal hakkab hoidma, siis võib-olla Rovanpera oleks kiiruse poolest kiirem olnud, aga võib-olla kuidagi ralli kokkuvõttes vormistanud ikkagi Ogier ära. Selles mõttes, et kui mees mehe vastu võidelnud oleks, siis ei tea, kuidagi lihtsalt selle järgi, et see Ogieri stiil on. Et ta ei pea alati kiirem ajama, aga ta vormistab selle võidu ikka ära. Et kumb siis oleks võitnud, ma ei tea, suht võrdsed, ütleme, Ogier oleks võitnud sekundiga. Ma pakun, või noh, ma ise arvasin just Rovanpera, ehkki jah, Ogier kogemusi rohkem ja ta oskab väga hästi nii-öelda rallit üles ehitada, millal suruda, millal mitte suruda. Aga nüüd ütleme, viimaste rallide Ogier ei ole tundunud nii võitmatu, kui ta vahepeal tundus, et juba Montes ju ka see aasta ei võitnud. Ma sain aru, et küsimus oligi, et just kui samades nagu, et kui pausi olnud ja nii edasi. Jah. Et eks selles mõttes keerulisem on võib-olla arvata, et kus see lööb omadega oleks, et sellest ma ei oska midagi arvata. Et ütleme, viimast Hispaania rallit ma käisin vaatamas, siis ta üllatuslikult võitis selle. 2019 või 18 oli äkki. 18, jah. Et vaat lööbi kohta ma ei oska küll kohe mitte midagi arvata. Ma arvan, et üks selline mõnus kolmik oleks seal olnud
ja kõik tulnud võrdselt lõpuni. Kõik oleks sekundise vahega lõpuni tulnud. Ma ei oska muud arvata. Väga ilus poliitiline vastus, aga võtame ka tema teise küsimuse ja teine küsimus oli, et teie top 3 kõige lemmikud katset üldse, mis etappidelt ja miks sulgudesse on pandud, et Sleeping Warrior ei läheks arvesse, sest et see oleks vist nagunii oma pikkuse hullumeelse ja raskusastmega nagunii esikolmes juba. Jõudsid sa mõelda mingeid oma lemmikkatseid? Kindlasti peaks panema sinna Soome Ouninpohja, mis on see aasta sõidetakse ju vist, ma ei ole kindel, kas täies mahus või enamuses. Peaks olema vist täies mahus. Jah, et see on kindlasti üks, ma arvan, katse, mis nagu oleks seal sees. Mul on ka endal olnud võimalus teda osaliselt sõita. Siis ma arvan, et ma paneksin, mul ei tule selle katse nimi meelde, aga Korsika ralli Power Stage on minu isiklikult, ma ei tea, kui huvitav teda vaadata on ausalt öeldes, aga seda sõita on ülimalt nauditav oma tempomuutustega ja kõigega ja pikkuselt ja nagu visuaal on seal väga, väga äge kalju ääre peal sõita. Võib-olla üks legendaarne katse veel Walesist, Sweet Lamb, mis on üks mu lemmikuid isiklikult sõita. Ja nüüd juba on 3 koos. Nüüd juba on tahaks Eestis ka veel midagi panna. Siin oligi jätku küsimus, et milline Rally Estonia oma oleks läbi aegade kõige keerulisem või huvitavam? Okei. Kõige keerulisemaks võib-olla ma ütleksin, ma jälle katse nime ei tea, sest iga kord on mingi erinevate nimedega, aga need Peipsiääre katsed seal, just. Kui midagi nendest, et nad on nagu sõitjale, ma ise ei ole sõitnud neid vist, aga need on sõitjale väga keeruliselt sõita tegelikult, et kuidas see katse on oma eurograavidega sellised pikad kurvid ja seal metsa vahel vahepeal tulekut, et see on tehniliselt hoopis teistsugune katse, aga Rally Estonia muud katsed, et seda switchi on seal hästi keeruline teha ja seal nagu tempot peale hoida on hästi keeruline, just et kus ta ikkagi nagu on hästi paljusid pikkasi välja kandvaid kurve ja nii edasi, et ma ütleks, et keerulise tehnilise poole pealt oleks see, aga mis võib-olla kõige nagu naudita on sõita on jälle mis iganes katses on, kus see alaküla hüppe on sees, et isiklikult väga, väga meeldib see katse. Ma ei tea kunagi katsete nimes, et mis selle nimi on. Pease, et tead, kuhu pöörata tuleb ja millal pöörata. Just. Mina oma top 3-s, mulle ka need Peipsiääre katsed on meeldinud, kui ma olen rallisid, vaatan blogin fännina niimoodi, et need on ägedad ja mis ma veel valisin, mulle meeldivad sükeste suurte hüpetega katsed ja valisin Portugali punkti katse, ehk siis Fafe on vist see nimi, kus ägeda hüppega lõppeb ja siis kus Soomes on mõned korrad lõpetatud, on Ruuhimägi, kus siis alles paar aastat tagasi oligi vist 22, kus Tänak ja Rovampera pidasid ülivägava lahingu, lõpuks Tänak võitis selle ralli, et ütleme, kui on katse, kus tuleb lõppu siuke, et saab täiega panna ja tulevad mingi ülipikad hüpped, siis mulle kuidagi need alati on imponeerinud. Ja, kusjuures ega Ruuhimägi katse on iseenesest selline üpriski lihtne katse mida sõita, et ma olen ise seda vist 2 korda ka sõitnud, et üllatunud, et selline katse Power Stage'iks pandud, mis Ruuhimägi tegelikult oli ju varasemalt mingis osas shakedown äkki. Ja võis olla küll, jah. Et selles mõttes on huvitav ja ta ei ole tehniliselt nagu väga keeruline katse mida sõita. Ja nagu ei mäleta, et mis need ajavahed on, aga ma arvan, et see läheb nagu päris selliseks võrdseks see tulemine seal. Ma ei mäleta üldse praegu, kuidas see olnud on, aga praegu seda katset ise, selle katse iseloomu mõeldes, et seal ei ole nagu väga palju kohti, kus võtta. Nii on, aga võtame mõned küsimused veel. Paar korda on küsitud, erinevad inimesed on küsinud, loeme Peeteri oma ette, et kui homme ehk siis täna oleks keegi katkestanud, kas siis laupäevani järjestus ja punktid muutuvad ja vastus on, et muutuvad küll, et kui
a la esimene koht katkestab, siis teine koht tõuseb punktide mõttes esimeseks ja nii edasi, peaks ju nii olema, eks? ja just, et kui täna ikkagi katkestad, siis reede ja laupäev nii-öelda eilsed punktid ju nendest jäid ilma. jaa, Ja kui sa pühapäeva katkestad, siis pühapäevast on niikuinii null, nii et kui täna oleks katkestanud, oleks nulli ring igal juhul. aga seda ei ole veel selle punktisüsteemiga minu arust juhtunud, et keegi tipust oleks katkestanud pühapäeval. Seda ei ole juhtunud. Kindlasti ühel hetkel juhtub, aga siiamaani õnneks ei ole seda juhtunud. Ja eile õhtul tuli veel küsimus, Argo küsis, et mis jama on nende mitte kirja pandud rajatakistustega, et kas nende pealt ei saaks ajaparandust nõuda korraldajatelt. Kahtlustan, et äkki siin on seda mõeldud, et eile vaata paari katse järel sõitjad kurtsid, et kuskilt on nagu mingid kive juurde toodud või pandud, mida ei olnud üldse kuskil legendis, et no, oli vist niimoodi. Ja seal oli mingi teema ja seal oli mingi teema veel minu mingi masinaga lükatud ka teid. Kas see oli siis vahepeal pärast reket? Reke oli teatavasti suht märgades oludes, on ju. Jaa. Et võib-olla kuskil sõiti liiga sügavad rööpad sisse ja siis oli seal veel lükatud katseid. Aga ei, no mis seal aega tagasi ei ole midagi nõuda selle eest, et kõigil olid lõpuks võrdsed olud, aga see, mis tehti, oli lihtsalt vale, et pandi kuhugi kive sisse, et sellist asja ei tohiks olla ja ma arvan, et FIA peaks kindlasti mingi märkuse seal tegema. Et jah, vahel harva nagu juhtub neid asju, et selliseid asju seal rallidel katsetel tehakse, aga ei selles mõttes katse peab olema sellisena raja kirjutamisel juba valmis pandud, nagu ta jääb võistlusele. Et igasugused muudatused on lubatud ainult siis, kui selle jaoks tuleb vastav bülletän välja ja antakse teada. Jah, et seda, mida ilm teeb, seda ta teeb, aga nii-öelda ise kunstlikult ei tohi juurde panna. Ja no alati on ka juhtumid, kus fännid hakkavad oma loomingut tegema, eelmine aasta Mehhikos ja eelmine aasta või üle-eelmine aasta, kus oli Monte Carlos, kus äkki üks nii-öelda kurv lihtsalt veega üle kallati ja ma mäletan, äkki Neville vist pani vastu küngas seal, et siukseid hetki tuleb ka kahjuks ette. Kahjuks küll, jah. Et korraks oli isegi täna see mõte, kui Neville oma ratta seal ära sõits, et see oli kuidagi nagu, et nii suur kivi satub tee peale, et see tundub, et see eelnev auto, kes selle sinna tõmbas, pidi ka ikka kõvasti pihta sellega saama. Ja ma ei tea, ma ei näinud, et oleks saanud, siis korra tekkis ka mõte, et äkki see hoopis sinna on meelega pandud. No ei tea, sotsiaalmeedia on võimas, kui keegi tegi, siis ma arvan, et see tuleks ka varem või hiljem välja, et Ja, kindlasti. Et tundub, et pigem see oli nagu selline korraks mõte, et seda see ikka niimoodi ei olnud. Aga Rene küsib niimoodi, et kas rallisõitjad on ka ebausklikud? Kas on mõne rallisõitjal mõni rutiin, mida ta enne igat rallit või igat katset teeb ja toob siin näited, et no jalgpallis on mängijad, kes astuvad alati, ütleme, löögijalaga väljakule või kossumängijad, kes enne mängu peavad vabaviskeid tabama. Ma küsin siit kohe otsa, nii-öelda otsese küsimuse, Roland, kas sul oli mingid siuksed ebausklikud rituaalid? Ma ei tea, midagi võib-olla oli. Et noh, kuigi palju, et ma alati katsete alguses lasin kaardilugejal lugeda endale järgmise, nii-öelda esimese rea legendist ette, ise siis nagu silmad kinni seda siis ette kujutada või esimene 2 rida, et ehk siis circa pool kilomeetrit umbes. Et ma ei tea, kas see nagu ebaosk on, aga see tundus kuidagi selline hea nagu sisseelamise, sisseelada kuidagi katsesse. Otseselt nagu vist midagi muud ei olnud. Kõige veidram võib-olla, mida ma rallis kuulnud olen, on see, et Tanis Ordo kasutab ainult ühte paari aluspükse ja peseb neid siis õhtuti, et see tundus suht naljakas. Aga kindlasti on inimestel ebauske sõitjatel, jah. Kindlasti on jah, no ütleme, see ei ole otseselt ebausk, see ongi lihtsalt nii-öelda käte soojaks saamine, aga see, kui see Roompere alati enne katset nii-öelda käte ringe teeb seal autos veel ja Evans vist ka, et need on ka siuksed, me ütleme, mõned siuksed nii-öelda firma liigutused, et mida katsel tihti näeb. Ja seda muidugi ja Latvala ka kuidagi, ma mäletan, seal väga hoogsalt alati tegi midagi.
see ilmselt ka ei ole nagu kuidagi seotud sellega, aga ma ei tea, ma mäletan, et see meie uus värske Bulgaaria rahvuskangelane, tal oli mingi pehme mänguloom kaasas autos alati. Mingi siga oli vist. Ja kunagi oli Ott Tänakul ka ju part selle käsipiduri otsas. Sellest ta vist loobus pärast Mehhiko väljasõitu, kui ta tiiki maandus. Ma ei mäleta, kas oli see ralli, peale mida ta loobus sellest, aga kunagi oli küll. ja võtame paar küsimust siia lõppu veel. Gert küsib niimoodi, et miks kutsutakse Škodadel Radika ees olevaid raudasid just kängururaudadeks? Kas selle taga mingi lugu või on see lihtsalt niisugune rahvusvaheline termin nende raudade kohta? Ma ei tea, see on juba mingi muu teema kuskil täitsa nagu mitte ralli teemana, aga tõenäoliselt äkki kunagi selle jaoks, ma ei tea, valmistati Austraalias või kuskil, et kängurid hüppasid tee peale, et auto sai liiga palju viga. No ei, ma ei tea seda lugu seal taga. Ja teine küsimus on seotud õhuvõtuavadega, et onboardi kaameratest on näha, et Rovanpera pea kohal on 2 suurt valget toru, aga Katsutal ainult 1. Mis on selle vahe, mida see juurde annab või ära võtab? See on hea küsimus, sest ma panin seda ise ka tähele, et huvitav, et nagu on erinevad lahendused tehtud erinevatele autodele. See õhuvõtuava tavaliselt ei ole viidud niimoodi torudega ju taha. Kui ma ei eksi, et see õhuvõtuava seal katusel ikkagi on nii-öelda, et sõitja ja kaardluga saaksid endale õhku peale suunata värsket õhku, aga kuna seal on üpriski liivane ja tolmune olud, et kas see on nüüd siis torudega kuhugi ära suunatud või mis katsetusi nad seal teevad, et see ei ole alati see toru seal olnud. Ja kas on 2 või 1, mis selle vahe on, siis ma arvan, et selle ei mitte, vaid lihtsalt tõenäoliselt vaadatakse erinevad autod, siis saab erinevaid asju seal proovida, et kuidas mingi asi töötab. Õhu liikumine kas või. Et ei tundu ühtegi loogikat, et seal nüüd mingi vahe oleks, kas see tuleb 1 toruga või 2 toruga, et see lihtsalt tõenäoliselt, proovimine, kuidas kumbki versioon toimib. Ja 2 küsimust veel, 1 on veel Gerdilt, ta saatis meile 3 küsimust kokku. Viimane on seotud vilkuvate tuledega, mis peaksid siis loomi eemale peletama, et Škodadel need vilguvad, aga Hyundai'del mitte, et miks Hyundai enam neid tulesid ei kasuta, on see lisakulu või ei ole Rally 1 autodel vajalik sellisel rallil enam neid? Ma arvan, et ka tegelikult see Škoda puhul see ei tööta või see tulede vilkumine otseselt ei aita mitte millegile kaasa. Et ju ma arvan, ma arvan, et ju teised näevad, et sellel ei ole nagu mingit pointi, et seda sinna nii-öelda mapis sisse kirjutada, et need tuled vilguksid ja ma arvan, et ka sellel ei olegi pointi, et järelikult seal ei olegi muud, et ma ei tea isegi, miks Škoda jätkuvalt seda tegi, et tundub, et nad lihtsalt panevad nagu kõik, mis võimalik, panevad nagu kasutusse, et tuled vilguvad, raud on ees, toru, snorkel katusel, et kõik, mis lubatud, kõik tehakse ka, et võib-olla lihtsalt see point, aga ta aitab midagi. Ma ei tea, võib-olla kui sulle see zebra otse autoga tõtt vaatab, siis aitab, et pimestab ja ei taha nagu ette joosta, aga kas seda ka päriselt juhtub? Ilmselt mitte. No nii palju toimis, et Škoda oli WRC2-s, kus tõsi ei olnud küll liiga palju autosid, aga nii-öelda kolmik võiti ära, et vaevalt just tulede abiga, aga ütleme 3-3. Las naudivad. Toyota tuleb varsti juba järgmisel rallil Rally 2 tagasi, nii et vaatame, mis siis saab. Ja üks niisugune lõbus küsimus ka siia lõppu. Siim küsib, mida arvate sellest, kui saate tegijad sõidaks kaasa hooaja viimase rahvaralli etapi Kehalas ja Roland saaks kodukandi ralli kohta näpuneiti jagada? Mina jätan siin Gunnar Lehestele selle vastamise, tema tegeleb selliste projektidega, vaatame, mis ta välja mõtleb, aga ma pakun, et sa oleksid nõus näpuneiteid jagama küll. Jaa, Gunnar ei julge ju väga seal sõita. Iga kord, kui pakkune tuleb, siis ta küsib, et kas ikka on turvaline. Et kui keegi pakuks ja keegi auto annab, siis miks mitte võib teha küll.
no ma lükkasin ka sujuvalt Gunnari peale kohe selle vastamise, et keda muidugi ennast praegu stuudios ole, oligi väga hea lükata. No muidugi seda ma ei usaldaks, et Gunnar oleks pullis ja mina peaksin seal kõrval istuma, et sellise asjaga ma kaasa tõenäoliselt ei läheks. Et ma pigem sooviks siis juba ise seal rooli taga olla ja sõita. Aga sellega on küsimused läbi. Nagu öeldud, siis loosisime välja ka rallifotograafi Timo Anise välja prinditud ja Anise allkirjastatud pildi Keenia rallis siis võitja enda valikul. Ja siin saate eel vahetult enne sai Fortuna ära tehtud ja selle seekord saab auhinnaks Marek Saat niimoodi, et sinuga võetakse ühendust, saad valida välja pildi ja siis nii-öelda tegeleme juba edasi, kuidas see pilti auhinna kätte ulatab, et see oli siis see küsimus lemmikkatsete kohta ja niimoodi, et ja ma arvan, et tõmbamegi vaikselt joone alla, on sul veel endal mingid mõtteid, midagi hingel, südamel? Tead, ma olen alati selleks ralli pühapäevaks juba ise nii väsinud, et mul on pea tühi ja mul ei ole ühtegi mõtet rohkem, nii et ei kokkuvõttes võtame kokku siis, et oli äärmiselt huvitav ralli jällegi, et juhtus isegi võib-olla rohkem mõnel päeval, kui oleks osanud oodata. Draamat palju, kahjuks vihma ei tulnud, aga Safari Keenia ralli kohta ma arvan selles mõttes jälle päris raju nädalavahetus oli, et igal juhul ka järgmine ralli tuleb veel põnev ja siis hakkavad võib-olla sellised veidi stabiilsemad rallid tulema, kus iga katse, ma ei tea, ref ei lenda ja iga katse kuskil mingi tull actionit ei toimu, et igal juhul oli äge nädal ja nii ongi. Kui siin seda punktisüsteemi ja pühapäeva veel menetleda, siis mina kardan, ütleme, kui me siin blogime ja neid nupukesi teeme, siis mina kardan seda päeva, kus keegi tipust pühapäeval viimasel katsel katkestab ja siis peab hakkama kõiki punkte ümber arutama. Jah, blogija jaoks ilmselt see on keeruline. Õnneks mina seda ei tee, nii et mina vaatan lihtsalt, mis seal lõpus toimub. Ja siit natuke nahutaks ka seda WRC sarja koduleht sellega, et see Super Sand ei olnud seal, ei olnud koond tulemusi. Jah, ütleme, ekraanile toodi ilusti, aga seal ei olnud, et selle nad võiks ka veel panna. Aga mis meil siis saab paari nädala pärast juba, mis kuupäeval see oli, 18. aprill äkki algab Horvaatia ralli. Vaatame kohe üle ma isegi ei mäletanud. 18 kuni 21 aprill on Horvaatia ralli, et sellega hooaeg jätkub. Seal on ka rohkem eestlasi stardis, lisaks Tänakule on veel Georg Linnamäe Toyota Rally 2-ga tagasi, mida Roland väga ootab, nagu ta siin juba ütles, ja Romet Jürgenson jätkab junior WRC hooaega, et ütleme, et sõite ja asju oodata, mida on, sest et nii Linnamäel kui ka Jürgensonil on väga edukas nii-öelda Rootsi algus on all. Ja, loodame lihtsalt edukus jätkub, ei oota võib-olla poodiumit mõlema puhul, aga ma arvan, et mõlema puhul selline jällegi, jah, Jürgensoni puhul kindlasti top 5, võib-olla Linnamäe puhul top 5 oleks nagu täiesti ideaalne, et aga kui ta seal ka lõpetab kuskil top 7, top 8, siis ma arvan, et on jätkuvalt päris okei. Jah, absoluutselt, aga sellest jõuab rääkida juba siis, kui ralli hakkab, uued 6 käik saated tulevad ja eeldatavasti Roland Poom ikka on, ütleme, kõige stabiilsema liikmena ikkagi kohal. Absoluutselt, mul ei jää midagi üle ja ei ole ka selle vastu otseselt midagi, nii et olen kohal. Aga teeme nii, tänud sulle, Roland, ja kõikidele kuulajatele, rallifännidele kõik head ja järgmise korrani. Kohtume juba Horvaatias. 6. käik.